Tere tulemast kuulama esimest osa podcastist Tudengid ja Mikker. Mina olen Liana. Ja mina olen Helelis ja me oleme 2 tudengit, kellel on palju küsimusi elust, õppimisest, vaimsest tervisest ja sellest, kuidas üldse täiskasvanuks saada. Täna räägime, kuidas meie taskuhääling sai alguse ning enda kogemusest ülikooli astumisest. Just nii, meie podcast sündis tegelikult ühest väiksest ideest. Luua koht, kus tudengid saaksid päriselt rääkida sellest, mis toimub nende peas ja südames. Mitte ainult eksamitest ja kohvikutest, vaid ka stressist, hirmudest, motivatsioonist ja sellest, kuidas end tasakaalus hoida. Aga Helelis, räägi meile, kuidas see kõik alguse sai? No tegelikult jaanuaris me osalesime projekti kirjutamise laagris, kus saime õppida, kuidas päriselt ideid ellu viia. Ja 3 päeva pärast sündis mõte, miks mitte luua oma taskuhääling tudengitelt tudengitele. Nii me lõimegi Tudengid ja Mikker, keskkonna, kus iga tudeng saab tunda, et teda kuulatakse. Me tahame rääkida vaimsest tervisest, karjäärist, õppimisest, suhetest ja kõigest muust, mis meie põlvkonda mõjutab. Ja igas kuus võtame ette uue teema, näiteks kuidas toime tulla eksamistressiga, mis aitab säilitada enesekindlust ja kuidas leida tasakaal töö ja kooli vahel. Samuti iga 2 kuu jooksul toimub meil üks töötuba, kuhu saab tulla igaüks, ainult on vaja ette registreerida. Ning lisaks kutsume külla inspireerivaid inimesi, tudengid, psühholooge, karjäärinõustajaid, you name it, kes on valmis ausalt rääkima oma kogemustest. Aga siiski, miks see kõik ikkagi oluline on? Ma arvan, et paljud meist tunnevad end vahepeal täiesti üksinda. Me tahame, et see taskuhääling oleks nagu sõbralik jutuajamine, mitte loeng, vaid vestlus. Et keegi, kes kuulab, tunneks. Ma polegi ainus, kes nii tunneb. Täpselt. Me ei püüa anda täiuslikke vastuseid. Me lihtsalt uurime, õpime ja kasvame koos. Ja kui sa tahad kaasa mõelda, siis jälgi meid Instagramis, Facebookis, TikTokis, YouTube'is ja Spotify's Tudengid ja Mikker. Seal sa saad ka kirjutada, mis teemad sind huvitavad või keda võiksime kutsuda saatesse. See on meie kõigi projekt, sest iga hääl loeb. Jah, aga Liana, äkki räägid lähemalt, mis tunded sind valdasid, kui sa ülikooli tulid? Ülikooli algused, esimene kuu oli kindlasti minu jaoks väga hirmutav, sest uued inimesed, uued klassiruumid, ma ei teadnud varem mitte midagi selle maja kohtagi, et see kõik oli ikkagi päris keeruline. Esiteks veel see harjumine kooliga täistöö kõrvalt, et No mul selles mõttes oli suht sama, et just see keskkond ja teine linn ka, et kuna mina ise olen Tartust ja see on mu esimene ülikool, et ma pole varasemalt ülikoolis käinud, ehk siis oligi pigem selline nagu natuke sellist elevust ja natuke hirmu, just see pool, et kuidas see kõik kokku mängima hakkab, kui sul on samamoodi nagu sul, Liana, täiskohaga töö. Aga selles mõttes, ma ei tea, ei ole nii keeruline olnud ju. Ei ole ja meil on meie kursus on üpriski kokkuhoidev, et igal juhul, kui on mingid muresid, abi vaja, kõik aitavad, ei ole sellist, et Ja ma arvan, et see on päris oluline selle ülikooli puhul, et nii-öelda kergemalt läbi saada. ja et ka edaspidi meie kuulajatele, kes tulevad ülikooli, plaanivad tulla ülikooli, on kindlasti see, et hoidke üksteist ja sest et see aitab nii palju kaasa tegelikult. Ja palju kergem on teha erinevaid neid töid. Aga võib-olla võiksimegi rääkida, mida me õpime. Ja me õpime tegelikult noorsootööd ja teisel kursusel Tallinna Ülikoolis. Jah. Mis nõu sa annaksid esimese kursuse endale? Ma arvan, et ära mõtle nii palju üle. Et minul oli just see, et pigem see suur hirm, et kas ma saan hakkama, mis ma arvan, et on tegelikult absoluutselt igal inimesele, igal tudengil on ju, kes ülikooli tuleb. Ja pluss ka see, et kas ma leian nii-öelda enda inimesed, aga ma ütlen, see on täiesti... Ja kindlasti üks nipp võib-olla, kui on võimalik, siis meil oli esimese kursuse alguses enne, kui me 11 päriselt nägime, oli meil juba loodud Messengeri grupp, kus me saime juba üksteisega tutvuda, nägid juba ära, milline keegi välja näeb, mitte et see loeks, aga lihtsalt oleksid. Ja tegelikult juba tekkis vaata mingi vestlus ka enne seda.
ja minu meelest me kohe alguses tegime, meil ei olnud veel kool alanudki, aga me tegime juba mingi videokõne, kus me rääkisime, et kuidas näiteks seda õppekava luua. Et selles mõttes jah, meil kohe tekkis selline, ma arvan, ühtsustunne. Nojah, ja nii ongi. Nagu sa enne mainisid, siis tegelikult ka ju mina käin täiskohaga tööl ka lisaks ülikooli kõrvalt, et kas sul on mingeid ajaplaneerimise nippe või kuidas sa üldse planeerid oma aega täiskohaga töö kõrval? Muidugi me mainime ka selle ära, et meil on üldsegi kaugõppe, et me ei käi päevases õppes, ehk siis me käimegi kuus 1 nädala koolis. Tead, mul ega mingi otseselt sellist nippi ei ole, püüan tööd võimalikult varakult ära teha, oma aega võimalikult hästi planeerida. Ei ole see inimene, kes teeb viimasel minutil asjad ära, sest et see ei sobi, see paneb mulle pinge peale, et jah, pigem ongi võimalikult vara, võimalikult hästi teha kõik tööd ära, sest et jah. Ja mul on täpselt vastupidi, ma olen see, et mul on nii raske nagu ennast vedama saada, et ma olen pigem see, kes teeb viimasel minutil, et kui ma näen, et see tähtaeg on tulemas, siis mind motiveerib seal lõpus see tähtaeg ja siis hakata nii-öelda liigutama. Ja teine hea nipp on ka võib-olla Google kalendrisse märkida ära endale meeldetuletusi panna, et nüüd on see ja tähtaeg kukub, et noh. Et meil on ka näiteks kursusega ühine selline kodutööde tabel, kuhu me paneme kirja, et minu meelest see ka aitab päris hästi nii-öelda oma aega planeerida, et sa tead, mis kuupäeval miski sind ees ootab. Kuidas sul üldse selle õppimisega on, et kas sulle meeldib pigem teha oma koduseid töid näiteks koduses keskkonnas või pigem oled sa kohvikus õppija või sulle üldse meeldib, ma ei tea, kursuse kaaslastega kuskil istuda, teha koos? Kui on ülikooliväline aeg, siis mul pigem meeldib kodus teha omas tempos rahulikult, aga kui me oleme ülikoolis, siis ma hea meelega teeks neid asju koos teistega, et saaksime mõtteid jagada, võib-olla kellelgi on veel paremad ideid, kuidas seda teha, et ja kuidagi motiveerivam on ka vaata, kui sa koos oled. Mina isiklikult näiteks ei saa üldse kodus õppida, minu jaoks on see liiga mugav keskkond, et mulle näiteks meeldibki ühildada oma tööd ja kooli asju, et ma teen neid nagu paralleelselt nii-öelda korraga, kui mul on see võimalus. Või siis ma käin ka hästi tihti näiteks kohvikutes õppimas, ma ei tea, mulle loob see kuidagi sellise mõnusama keskkonna. Väike kohv ja kook ja kui saaksid ühele tudengile anda ainult ühe nõuande, mis oleks? Ma arvan, et ongi see, et ära mõtle üle, ära stressa ja planeeri oma aega ja ära ole mina, tee oma kodused tööd võimalikult varakult. Ja, ma olen nõus selle mõttega. Aga ma arvan, et see tõmbame otsad kokku. Et see on meie esimene osa, edaspidi hakkab tulema kvaliteetse kraami. Kuidas ma lõpetan? Et või siis jah, et see, okei, ma ütlen ise või. Ühesõnaga, see oli meie esimene selline tutvustav osa, et mis podcast endast kujutab ja mis siin nii-öelda ees ootamas on. Nii et thanks kuulamast ja jälgige meid igal pool. Ja kindlasti jagage ideid, keda te tahaksite näha või keda te tahaksite töötubades näha, sest et teie tulete meile külla ja meil on neid ideid vaja. Ja saatke tosta meid. Sponsor us.